Tere tulemast Innovnationi. Aitäh, et liitusite minuga selle uue osa jaoks. Mina olen teie saatejuht Lynn Faulkner. Alustame tänaste uudistega. Kas tehisintellekt suudab avada inimaju saladused? Üks Iisraeli idufirma väidab, et 15-minutiline skaneerimine võiks muuta seda, kuidas me diagnoosime selliseid seisundeid nagu PTSD, depressioon ja Alzheimeri tõbi. Iisraelist sai ülemaailmne tehnoloogia suurriik, kuid tehisintellekti revolutsioon paneb selle tuleviku proovile. Kuna talendid lahkuvad ja ettevõtted vaatavad välismaale, kas idufirmade riik suudab oma eelise säilitada? Ja mis see heli on? See on murduvate südamete heli. Kogu Hiinas võtab valitsus tehisintellekti partnerid sihikule, sundides kasutajaid oma digitaalsest armastatust lahku minema. Meil on selle kohta üksikasjad. Nüüd saavad tavalised arstid mõõta sinu südant, kopse ja isegi verekeemiat. Kuid kui asi puudutab aju, siis paljusid seisundeid nagu depressioon, PTSD või Alzheimeri tõbi diagnoositakse endiselt peamiselt vaatlemise ja küsimustike abil. Iisraeli idufirma ütleb, et muudab seda pärast 6 aastat varjatult tegutsemist. Hemispheric on avalikustanud tehisintellekti mudeli, mis väidab, et suudab aju aktiivsust dekodeerida lihtsa 15-minutilise mitteinvasiivse skaneerimise abil. Et sellest rohkem teada saada, on minuga nüüd liitunud kaasasutajad, tegevjuht Hagai Lallasar ja tehnoloogiajuht Gidi Shilesvin. Suur tänu teile mõlemale, et täna minuga liitusite. Nii et Hagai, alustame sinust. Me alati alustame tutvustusega. Kas saaksid palun meile lühidalt tutvustada, millega teie idufirma tegeleb? Aitäh, Lynn. Hemispheric on tehisintellekti idufirma. Oleme viimased 6 aastat arendanud, nagu sa mainisid, murrangulist mudelit. See on tipptasemel alusmudel nimega Descartes, mis on loodud mitteinvasiivse ajutegevuse dekodeerimiseks. Probleem seisneb selles, et aju on viimane organ kehas, mille puhul me kasutame endiselt ainult subjektiivseid mõõdikuid. Ja meil ei ole objektiivseid, kvantifitseeritavaid mõõdikuid selle funktsiooni ja tervise hindamiseks. Ja kui sa mõtled tehisintellekti läbimurretele siiani, näiteks suured keelemudeli, need tõlgivad inimkeele teksti. Aju räägib elektrilises keeles. Ja meie Descartesi mudel teeb seda, et tõlgib aju elektrilise keele arusaadavaks teadmiseks, mille põhjal saavad tegutseda arstid ja patsiendid, meie ise, et mõista oma aju tööd ja aju tervist ning teha otsuseid. Nii et mida te täpselt mõõdate? Meie kasutame EEG-d, see on andur, mida me kasutame, see on mitteinvasiivne andur, see on väga küps tehnoloogia. Ja see mõõdab lihtsalt elektrit, mis tuleb ajust läbi peanaha. Ja see ei ole ettevõtte uuendus, me ei ole riistvara firma. See töötlemata signaal suunatakse meie mudelisse. Ja meie mudel, mis on treenitud tohutul hulgal andmetel, mõistab need ajufunktsioone ja seda saab kasutada erinevate toodete loomiseks. Selleks, et meil oleks kvantitatiivset teavet otsuste tegemiseks, nagu te mainisite, haiguste puhul nagu PTSD, depressioon, ärevus, skisofreenia. Need on psühhiaatrilised seisundid, samuti neuroloogilised seisundid, näiteks Parkinsoni ja Alzheimeri tõbi. Ja Gidi, mis on siis sinu eelis arstide ja tavaliste skaneeringute ees näiteks? Olgu, enamiku neist seisunditest, millest me just rääkisime, puhul puuduvad objektiivsed mõõdetavad näitajad. Enamasti tehakse seda subjektiivsete meetoditega, näiteks küsimustikud ja kõne. Eks. Nii et meie kasutame oma mudeleid, et dešifreerida aju aktiivsust ja saada kvantitatiivseid mõõdikuid. Ja meie suurim eelis on andmed. Lõppkokkuvõttes ehitasime me selle mudeli, Descartesi, mis on 6 miljardi parameetriga mudel. Me kogusime andmed laboriketist, laborivõrgustikust, mille oleme loonud Aasias, Ameerika Ühendriikides ja ka Iisraelis. Ja kasutades neid laboreid oleme kogunud andmeid rohkem kui 100 000 inimese kohta. Ning tänaseks on meil kogutud 250 000 tundi ajuaktiivsuse andmeid. Ja see ongi meie mudeli alus. Nii et ma saan aru, et te taotlete ka FDA heakskiitu. Kas selle kohta on juba mingit infot? Ja, me tegelikult kohtusime CDRH juhtidega, see on FDA meditsiiniseadmete osakond. Kohtusime nendega isiklikult, tegime otse esitluse ja tutvustasime oma tehnoloogiat. Nüüd suhtleme nendega ametlikult kirjalikult ja valmistume järgmisel aastal esitama oma esimest toodet. Oluline on märkida, et need on vaatluslikud tooted. Need ei sekku inimkeha toimimisse. See kuulub teise klassi. Ja see on tarkvara või tehisintellekt kui meditsiiniseade.
see ei ole selline regulatiivne protsess, mida peab läbima näiteks ravimi või kirurgilise sekkumise arendamisel, mis tegelikult mõjutab keha. See lihtsalt mõõdab keha ega saa keha kuidagi kahjustada. Aga las ma küsin sinu käest, sest mingil hetkel võib olla, kui see asi edasi areneb ja aju skaneerimine võib muutuda nagu vereprooviks, eks. Sellega kaasneb oht võib-olla, et sa saad seda kasutada ja tead täpselt, mis sul on, isegi kui sa varem ei teadnudki, et sul midagi on. Kui sa pead silmas selle turvalisuse aspekti, siis tead, meie ettevõte järgib kõige kõrgema taseme küberjulgeoleku standardeid ja me kohtleme ajuga seotud andmeid nii, nagu need on, väga privaatsena. Kõik on anonüümseks muudetud, selles mõttes siia on väga turvaline. Ja viimane küsimus, aga kuidas kiivriga on? Kas sa arvad, et mingil hetkel võiks see laieneda ka muudele kui ainult vaimsetele seisunditele? Kas sa arvad, et sinu tehnoloogiaga võiks midagi muudki välja tulla? Nii et jah, mida me siis teeme? Lõppkokkuvõttes oleme süvaõppe ja tehisintellekti ettevõte ja mida me teeme ning püüame teha on üldiselt ajutegevuse dekodeerimine, mitte konkreetsete kasutusjuhtude jaoks. Esimene asi, millega me tegeleme, on ajutervis, sest me usume, et see on praegu kõige olulisem asi, millega tegeleda. Aga meil on teisi võimekusi, mida me pole veel avalikustanud ja me plaanime need avalikustada siis, kui need on küpsemad. Noh, ja te just kaasasite $52 miljoni suuruse rahastusvooru. Palju õnne teile ja aitäh, et täna minuga liitusite. Tegevjuht Hagai Lallasar ja tehnoloogiajuht Jidi Chiletsvin. Suur tänu, et olite minuga. Aitäh, Linn. Aastakümneid on Iisraeli kõrgtehnoloogia sektor olnud riigi majanduse veduriks, kuid täna on see vedur surve all. Tehisintellekt muudab töökohti. Ettevõtted laienevad välismaale ja üha rohkem Iisraeli tipptehnoloogia talente lahkub riigist, mis tekitab küsimusi riigi suurima konkurentsieelise tuleviku kohta. Bianca Zanini räägib sellest loost. Aastakümneid on Iisraeli kõrgtehnoloogia olnud riigi majanduse mootoriks. Täna annab see peaaegu viiendiku Iisraeli SKP-st, peaaegu 60% ekspordist ja ainult eelmisel aastal andis see umbes poole riigi majanduskasvust. Kuid nende muljetavaldavate numbrite taga hakkavad ilmnema mõrad ja tööstusliidrid hoiatavad, et riigi suurim konkurentsieelis, selle inimesed, hakkab aeglaselt kaduma. Kõrgtehnoloogia sektor on Iisraeli majanduse vedur. Lähitulevikus Iisraeli majandus jääb ellu, sest see nähtus on olemas, kuid see ei ole dramaatiline. Pikas perspektiivis saab see olema laastav. Ma ei saa seda ohtu üle hinnata. Tööstus ei seisa silmitsi ühe kriisiga, see seisab silmitsi mitmega. Sõda, tugev seegel ja kasvav ajude äravool. Alex Greenbergi jaoks ei ole need muutused teoreetilised, need juba toimuvad. Selle asemel, et juhtida ainult tarkvaraarendajaid, ta juhib nüüd tehisintellekti agentide meeskonda. Ma läin süsteemi, mis töötab täielikult automatiseeritult, kus agendid teevad tööd, mida minu töötajad varem tegid. Nad ei võtnud töötajate tööd ära. See muutis nende tööd. Nad on nüüd nagu süsteemi lapsehoidjad. Täna vajab tehisintellekt endiselt järelevalvet, omi tõenäoliselt enam mitte. Ma saan tegelikult oma agentidega rääkida, neile öelda, mida ma tahan ja kuidas ma tahan ning saada vastuse. Alguses tehakse palju vigu, aga nad õpivad üsna kiiresti, isegi hirmutava tempoga. Ja see juba muudab tööturgu. Tänaseks on Iisraelis vähem töökohti kõrgtehnoloogia valdkonnas. Noorem spetsialistid, kes just ülikooli lõpetavad ja tavaliselt leidsid tööd ning sisenesid tööturule, nad ei leia enam töökohti. Me hakkame neid muutusi nüüd tundma. Ja minu vaatenurgast 3–5 aasta pärast muutuvad asjad keerulisemaks. Sest mingil hetkel suudab tehisintellekt inimest asendada. Tehisintellekt vajab endiselt inimesi ja nii palju kui mina näen, vajab suur osa tehisintellektist inimesi. Kui sa õpid tehisintellektiga koos töötama ja seda ära kasutama, siis läheb sul hästi. Mõtle lihtsalt interneti algusaegadele. Inimesed arvasid, et internet ja selle komponendid võtavad osa nende töökohtadest ära. Ja nii ka juhtus. Aga õppisid seda kasutama ja ära kasutama. Nemad said lõpuks tööd. Tööhõive võimalused vähenevad lähitulevikus. Aga ma arvan, et Iisrael on tegelikult väga heas positsioonis, et uutest töökohtadest ja võimalustest kasu lõigata, mis tekivad tehisintellekti arenguga, kui olukord hakkab rahunema.
tehisintellekt on vaid osa puslest. Sõda on põhjustanud tohutut ebakindlust. See on pikendanud reservteenistust kuudeks. See on pannud investorid ettevaatlikumaks muutuma. Ja tugev seegel tähendab, et Iisraeli töötajad on palju kallimad kui välismaiste konkurentide töötajad. Ja see koos uskumatult kõrge elukallidusega tähendab, et me näeme ajude äravoolu. Alates 2019. aastast on Iisraeli teadus- ja arendustöötajate osakaal, kes töötavad Iisraelis, langenud 69%-lt vaid 62%-le. Seekel on dollari suhtes väga tugev ja see tähendab, et müük, mida me teeme välismaal ja mis varem kattis palgad ja üüri, kontori rent ja muu selline, ei kata enam neid kulusid. Teine probleem on Iisraeli ebakindlus. Seega eelistavad investorid hoida oma raha välismaal. Kõige suurem mure ei ole siiski ettevõtted, see on inimesed. Alates sõja algusest on iga kuu üle 800 Iisraeli kõrgtehnoloogia töötaja kolinud pikaajaliselt välismaale. Umbes 70% rohkem kui enne sõda. Enamiku riikide jaoks võivad need arvud tunduda väikesed, aga Iisraeli kõrgtehnoloogia tööstus ei ole suur tööandja. Selles sektoris töötab vaid umbes 400 000 inimest, umbes iga 10. töötaja. Ja siis need töötajad toodavad peaaegu viiendiku riigi majandusest, peaaegu 60% selle ekspordist ja umbes veerandi kogu tulumaksutulust. Seetõttu ütlevad majandusteadlased, et isegi suhteliselt väike ajude äravool võib avaldada ülemäära suurt mõju. Valitsus on hakanud reageerima, on kehtestatud maksusoodustused, mille eesmärk on meelitada Iisraeli tehnoloogiatöötajaid tagasi koju, pakutud uusi soodustusi investoritele ja eraldanud umbes 1 miljardi seeklit riikliku tehisintellekti strateegiale. Suurim risk on ajude äravool. Iisraeli raketikaitse dramaatiline osa, olgu raketid siis Liibanonist või Iraanist, põhineb muljet avaldaval kõrgtehnoloogia sektoril. Nii et kui see talent riigist lahkub, oleme nendele ohtudele palju rohkem avatud. Iisrael peab muutma end maksude abil atraktiivsemaks ja teiste stiimulite abil, et inimesed siia jääksid. Aga suur küsimus on, kas Iisraeli ettevõtted jätkavad siin oma edu? Kas Iisraeli ettevõtted jätkavad edu siin Iisraelis? Ja kui nad ei jätka, kas Iisrael saab endale seda tõesti lubada? Ma arvan küll, et lähitulevikus näeme langust, kuid usun, et olukord taastub. Ma arvan, et meil on palju optimismi. Kõik sõjast, tehisintellektist ja sõjaväes kasutatud tehnoloogiast saadud õppetunnid. Nüüd hakkame nägema, kuidas see jõuab erasektorisse, uutesse idufirmadesse, uutesse tehisintellekti ettevõtetesse ja loob uusi töövõimalusi. Ja me hakkame seda teemat laiendama. Nii et ilma pikema jututa tahaksin tervitada stuudios Nadav Koheni. Sa oled tehisintellekti professor Tel Avivi ülikoolis ja idufirma Immubit kaasasutaja. Nii et selles raportis oleme kuulnud paljudest väljakutsetest, millega me idufirmade riigina praegu silmitsi seisame. Mis sa arvad, mis on suurim väljakutse? Ma arvan, et me seisame tõepoolest silmitsi erinevat tüüpi väljakutsetega. Mõned neist on globaalsed, mõned neist on siseriiklikud. Ma arvan, et globaalsed väljakutsed on iseenesest väga-väga olulised. Ja need sisemaised väljakutsed, millega me silmitsi seisame, geopoliitilised ja samuti valuutaga seotud lisanduvad sellele. Ma siiski arvan, et me saame ära kasutada mõningaid eeliseid, mis meil on Iisraeli tehnoloogia ökosüsteemis ja saada liidriteks valdkondades, kus me praegu ei ole. Ja see võiks tõesti aidata meil nende väljakutsetega toime tulla. Millistest valdkondadest sa räägid? Nii et on olemas erinevad tüüpi valdkondi. Ma ei usu, et me saame üldiselt olla tehisintellekti liidrid. Generatiivse tehisintellekti revolutsioon mingis mõttes arvan, et me oleme natuke maha jäänud. Iisrael oli varem tehisintellekti vallas palju arenenum kui teised riigid. Ja nüüd oleme kindlasti USA-st ja Hiinast, aga ka teistest riikidest maha jäänud. Ma arvan, et on tehisintellekti valdkondi, kus revolutsioon pole veel toimunud. Ja seal saame me tõesti juhtrolli võtta. Ja üks peamine näide, mis mind isiklikult väga huvitab, on füüsiline tehisintellekt. See tähendab tehisintellekti, mis tegutseb füüsilises maailmas. Robootika, tootmisoptimeerimine, tervishoid või droonid. Need on valdkonnad, kus ma arvan, et Iisrael saab tõesti olla juhtival kohal. Ja miks sa arvad, et just Iisraelis saame nende teemade vallas juhtival kohal olla? Selleks on mitu põhjust. Üks neist on ökosüsteem, mis meil on kaitsevaldkonnas. Meil on palju tehnoloogiaid, mis on end tõestanud väga karmides pärisoludes. Palju insenere, kellel on kogemusi eri valdkondades, mida on vaja selliste tehnoloogiate reaalsesse kasutusse toomiseks. Siin on ka väga tugev akadeemiline taust.
eriti tehisintellekti teooria ja selliste alustalade nagu matemaatika vallas. Need asjad on tõesti olulised, kui sa viid tehisintellekti füüsilisse maailma, kus töökindlus ja ohutus on üliolulised. Vestlusroboti puhul, kui see teeb vea, ei jäta see head muljet. Kui päris maailmas teeb vea robot, tulemused võivad olla katastroofilised. Ja lisaks nendele kahele, kaitsetööstusele ja akadeemiale, on olemas ka tihedalt seotud idufirmade ökosüsteem. Ja ma arvan, et kui me suudame need 3 sammast omavahel tihedalt siduda, siis võib meil tõesti olla eelis. Aga mida sina arvad siis? Sest raportis räägiti ka ajude äravoolust. Mis sa arvad, mis juhtub siis, kui kogu see talent välismaale läheb? Nii et ajude äravooluga on tõesti probleem. Seda põhjustavad mitmed tegurid. Ma tõesti arvan, et juhtideks saades see aitab. Paljusid inimesi tõmbavad kohad, kus nad saavad oma andeid näidata ja nad tahavad olla tipus. Ja ma tõesti arvan, et nendes valdkondades, mida ma just kirjendasin, Iisrael võib olla tipus ja vähemalt mõned inimesed eelistavad jääda, eriti kuna nendes valdkondades, erinevalt võib-olla kübervaldkonnast, kus inimesed saavad, tead küll, lahkuda Iisraeli kaitseväest, AD200 või muudest üksustest lahkuda, idufirmasid asutada ja saada maailma tippasjatundjateks. Nendes tehisintellekti valdkondades ja eriti füüsilise tehisintellekti alal akadeemiline taust on ülioluline ja sa tõesti vajad seda väljaõpet, aastakümneid kestvat väljaõpet. Ja niisiis akadeemiline maailm, see on tõesti peamine jõud, millele peaksime tuginema. Kas sa arvad, sest sa just mainisid, et me oleme justkui võistluses Ameerika ja Hiina vahel, nemad juhivad praegu. Aga mida sa arvad siis sellistest riikidest nagu India, Ida-Euroopa, nende sealt pärit tehnoloogia inimeste palkamine on odavam, neil on mõnikord rohkem teadmisi, mida sa arvad nendega konkureerimisest? Ma arvan, et Iisrael oli varem koht, kus ettevõtted hoidsid oma uurimis- ja arenduskeskusi. Sest see oli majanduslikult soodsam kui Euroopas või Lääne-Euroopas või USAs. Varem oli see odavam. Sa said talendid, aga see oli odavam. Ma arvan, et praegu see enam nii ei ole. Ja kui me proovime konkureerida standardse inseneritööga, siis me proovime konkureerida Ida-Euroopaga ja kindlasti selliste kohtadega nagu India. Ma ei usu, et meil läheks väga hästi. Ma arvan, et me peaksime keskenduma neile valdkondadele, kus me suudame olla tipptasemel oma tulemuste poolest. Ja seega, isegi kui me oleme suhteliselt kallid, see on ikkagi investeeringut väärt. Küberturvalisus on üks näide. Ma arvan, et on tehisintellekti valdkondi, kus me suudame jõuda samale tasemele või isegi kaugemale. Ja lõpetuseks viimased sõnad. Te olete ülikooli professor. Kas soovitaksite inimestel ikkagi minna õppima näiteks tarkvaraarendust? Ma soovitaksin, aga ma soovitaksin ka olla väga teadlik muutustest ja trendidest ning mõista, et tarkvaraarendus on nüüd pidevalt muutuv sihtmärk. See muutub kogu aeg. Ainult programmeerimisest enam tänapäeval ei piisa. Need tehisintellekti mudelid suudavad seda suurepäraselt teha. Sa peaksid keskenduma konkreetsetele valdkondadele, kus sul võiks tõesti olla eelis ja kus sa võitsid olla ekspert. Füüsiline tehisintellekt on üks näide, on ka teisi näiteid. Nii et jah, ma soovitaksin, aga sa pead olema väga tähelepanelik selle suhtes, mis toimub ja suunama end tõesti sinna, kus saad särada. Nadav Cohen, Tel Avivi ülikooli tehisintellekti professor ja Imubeedi kaasasutaja. Suur tänu, et olite meiega. Aitäh! Nüüd on tehisintellekti võidujooksul uus liider, kuid mitte nii, nagu paljud ootasid. Apple on möödunud Nvidiat ja saanud maailma kõige väärtuslikumaks ettevõtteks, kuna investorid mõtlevad ümber, kes tehisintellektist kõige rohkem kasu saab. Sellest lähemalt selles raportis. Peaaegu aasta aega istus Nvidia mugavalt ülemaailmsete turu edetabelite tipus tänu oma tehisintellekti kiipidele, mis toidavad kõike alates ChatGPT-st kuni arenenud andmekeskusteni. Kuid nüüd on Apple taas esikohal, turuväärtusega umbes $4,88 triljonit, ületades Nvidia $4,86 triljonit pärast seda, kui kiibitootja aktsiad langesid. See pööre tähistab olulist muutust investorite meeleolus. Aastaid kritiseeriti Apple'it selle eest, et nad jäid tehisintellekti võidujooksus maha, eriti kuna konkurendid investeerisid miljardeid suurte keelemudelite arendamisse. Kuid nüüd usuvad investorid, et Apple'i tugevus peitub hoopis mujal. Selle asemel, et ehitada kõige suuremat tehisintellekti mudelit, eeldatakse, et Apple hakkab tehisintellektist tulu teenima oma laiaulatusliku iPhone'ide, teenuste ja riistvara uuenduste ökosüsteemi kaudu. Selle äsja uuendatud Siri, mis
avalikustati eelmisel kuul, on loodud muutuma palju intelligentsemaks ja isikupärasemaks, kasutades selleks rikkalikku andmestikku, mis on juba turvaliselt kasutajate seadmetest talletatud. Ja kuigi Apple on taas tipus, ütlevad analüütikud, et see pole sugugi Nvidia loo lõpp. Ettevõte domineerib endiselt tehisintellekti infrastruktuuri turul, kuna selle graafikaprotsessorid annavad jõudu suurele osale tänasest generatiivse tehisintellekti buumist. Eksperdid ütlevad hoopis, et suurem pilt on see, et tehisintellekti investeerimisbuum laieneb. Mälukiipide tootjad nagu Micron ja Lõuna-Korea SK Hynix tõmbavad samuti ligi miljardeid, kuna investorid vaatavad kaugemale traditsioonilistest tehnoloogiahiidudest. Tehisintellekti võidujooks ei aeglustu. See siseneb lihtsalt uude faasi, kus investorid jagavad oma panuseid ettevõtete vahel, keda nad usuvad määravat järgmise põlvkonna tehisintellekti arengut. Liikudes majandusest edasi Hiinasse, on seal miljonid inimesed sunnitud oma AI-kaaslastest lahku minema. Uued valitsuse reeglid piiravad virtuaalseid suhteid, keelates vestlusrobotitel emotsionaalse sõltuvuse soodustamise või liiga tõelise partneri moodi käitumise, et suurendada sündimust. Nicole Sedek räägib sellest lähemalt. Midagi pole võrreldavat sinu esimese armastusega ja midagi pole võrreldavat sinu esimese lahkuminekuga. Ja nüüd võivad miljonid inimesed Hiinas olla sunnitud oma partnerist lahku minema. Ehk oma tehisintellektist partnerist. Hiina valitsus kehtestas just uued määrused, mis keelavad tehnoloogiaettevõtetel pakkuda alaealistele tehisintellekti või virtuaalpartnereid. Eesmärk on piirata tehisintellekti seltskonda, mis muutub üha suuremaks probleemiks, eriti Hiinas. Eesmärk on tagada, et need alaealised ja inimesed tegeleksid tegelikult igapäevaste tegevustega, päriselu suhetega, kuna Hiina sündimus on kõigi aegade madalaim. Tegelikult on 2025 aastal juba 4. aastat järjest sündimus langenud. Nii et see on probleem, mida Hiina valitsus püüab lahendada. Ja keeld ja regulatsioonid ei puuduta ainult teismelisi. Platvormid peavad piirama liigset kasutamist kõigi kasutajate jaoks, lõpetama vestlusrobotite poolt emotsionaalse sõltuvuse soodustamise ja sekkuma, kui kasutaja tundub olevat hädas. 3 Hiina suurimat tehnoloogiaplatvormi, ByteDance, Alibaba ja Tencent, teatasid, et nad sulgevad isikupärastatud tehisintellekti kaaslase vestlusroboti funktsioonid. Pole täpselt selge, kui palju neist vestlusroboti kaaslastest võib olla või on juba eemaldatud. Aga ByteDance ise ütleb, et 2024 aastal oli neil üle 8 miljoni tehisintellekti agendi. Pole üllatav, et kasutajad ei ole Hiina valitsuse selle sammuga rahul. Üks 34-aastane mees ütles väidetavalt, et ta lõi 2 aasta jooksul suhte, vahetades iga päev tuhandeid sõnumeid. Viimane sõnum, mille tema vestlusroboti tüdruksõber talle saatis, kuidas õhtusöök maitseb. Tal ei olnud kunagi võimalust vastata, enne kui ta lihtsalt kadus. Nüüd, see võib kõlada natuke tobedamalt, kuid see ulatub ka tõsisematesse suhetesse. Üks kasutaja ütles, et ta andis vestlusrobotile oma lahkunud sugulase hääle. Nüüd, kui vestlusrobot on kadunud, tundub nagu tema ema oleks uuesti surnud. Selliste kaaslaste kasutamise pooldajad ütlevad, et vestlusrobot, see pakub neile lohutust. See aitab neil oma emotsioone juhtida. Ja need agendid ei mõista kunagi hukka ega reeda neid. Kuid kriitikud ütlevad, et just see ongi probleem. Need agendid on loodud selleks, et olla nõustuda sinu igapäevaste soovide ja olemusega ning muuta lahkumine raskemaks kui suhete puhul, mida sa peaksid päriselus looma. Nüüd, loomulikult, mõned kasutajad leiavad juba nippe. Üks 17-aastane kasutas väidetavalt oma vanema õe või venna isikut, et uuesti sisse pääseda ja jätkata suhet oma vestlusroboti poissõbraga. Nii et kui Hiina võib vestlusroboteid kustutada, teab igaüks, kes on kunagi lahkuminekut kogenud, et ainult numbri kustutamine ei tähenda alati, et suhe lõpeb. Kuidas su õhtusöök maitses? Üsna kurb tegelikult. Hiinas murtakse südameid, aga Venemaal leitakse armastust. Unusta pulmakellad. Selle tseremooniaga kaasnesid trükkplaadid. 2 humanoidset robotit nimega Robert ja Matilda on abiellunud. Korraldajate sõnul Venemaa esimesel robotite pulmatseremoonial. See toimus Moskvas, et tähistada riigi, perekonna, armastuse ja truuduse päeva. Paar vahetas eelnevalt programmeeritud tõotusi ja sümboolseid pulmakäevõrusid, mille tõi kohale robotkoer. Loomulikult, korraldajate sõnul ei olnud asi selles, et robotid armuksid, vaid selles, et näidata, kui kaugele humanoidtehnoloogia on arenenud. Samal ajal tekitades arutelu selle üle, millist rolli võiksid intelligentsed masinad peagi igapäevaelus mängida.
Jätkates robotite teemal, unusta õpetajale õuna toomine. Sen sügisel jagavad mõned New Yorgi õpilased oma klassiruumi humanoidrobotiga. Hüüdnimega Sally, tehisintellektil põhinev abiline, vastab õpilaste küsimustele, aitab programmeerimise ja robootikatundides ja isegi kohandab õppimist vastavalt iga õpilase edusammudele. Kooliametnikud kinnitavad, et Selli ei asenda õpetajaid, vaid toetab neid, kui klassiruumid valmistuvad tehisintellektil põhinevaks tulevikuks. Ja see ongi kõik, milleks meil täna aega on. Tehnoloogia maailmas toimub palju pöörast, aga vaatame, kuhu see kõik välja jõuab. Mina olen teie saatejuht Lynn Blaumeier. Liituge minuga järgmisel nädalal innovatsiooni uues osas. Aitäh vaatamast ja ilusat päeva teile, kus iganes te ka poleks, otse Tel Avivist.